Tere, mina olen Erik Berlin. Ja mina olen Agu Mölter. Kandideerime kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Järva vallas EKRE nimekirjas ja seisame selle eest, et vald oleks inimestele, mitte inimene vallale. Noortel peredel võiks kodualune maamaks olla täiesti nullis. Lisaks sellele võiksime suurendada oluliselt ka sünnitoetust, et natukenegi rahvastiku juurdekasvu parandada. Lisaks toetame kohalikke väikekoole ja kodukooli, eraalgatuslikke lastehoide, et emad ja isad saaksid olla rohkem oma lastega ning luua õitsvaid perekondi. Lisaks sellele on nagu tore, kui on hea kogukond, et kus inimesed saavad jälle nii-öelda oma peenramaad, et kes kasvatab kanu, kes kasvatab mingeid juurvilja, aiavilju, et noortel inimestel võib-olla ei pruugigi alati teadmisi olla, et vanemad suudaksid õpetada neid. Toome kogukonna kokku. Absoluutselt. Tule sinagi valima, ära jää passiivseks, vaid vali neid inimesi, kes seisavad nii sinu väärtuste tõekspidamiste eest ning on valmis seda ka päriselt ellu viima. Valimistel näeme. Agu, kuidas põllumeestel läheb? Põllumeestel läheb järjest halvemini. Et maamaksuga väänatakse meist natukene liiga palju. Natukene liiga palju väänatakse meilt välja, et õiglasem oleks maamaks väiksemaks saada, eriti kohalikele inimestele. Et kui on siia mingisugused suurkorporatsioonid sisse pugenud Eestisse, siis need võiksid maksta täie rauaga, et seal ei oleks mul nagu kahju. Kui mingid välismaised suurkorporatsioonid ostavad siin maid ja metsi kokku, las nad siis maksavad. Kui nad siia kangesti tahtsid tulla, tõmmaku täie rauaga siis seda maksu. Aga kohalikud inimesed võiksid olla ikkagi soodustatud ja eelistatud nii maamaksuga kui siis mingite muude hüvedega. Aga jah, et eriti ma näeks nagu seda poolt, et mahetootjad suudaksid rohkem aiavilja, köögivilja kasvatada, kohalikesse koolidesse, lasteaedadesse müüa teda, et need võiksid olla nagu eelistuse kohad, et meie lapsed saaksid süüa puhast kohalikku toitu, mitte ei peaks ostma seda kuskilt suure keemiaga ja kuskilt kaugelt kasvatatud toitu, et kohalik võiks olla see. Sina kandideerid ka Järva valla volikogu valimistel EKRE nimekirjas. Et kuidas sinu nägemus on, et milline võiks olla see kohalik vallavõim just põllumajandusse suhtudes või põllumeestega suhtluses? No meie oma valla otsustada ongi ju maamaksumäärad. Et need võiksid ikkagi kohalikele põllumeestele olla miinimumini viidud. Mitte vääname nüüd täie rauaga, et siis me saame vallale rahad. Ja saame siin mingite meeletute rahade eest koolimaja projekti või seda ujula projekti tellida. Et see ei ole ka päris hea variant, ma arvan. Et ja põllumeestele järgmine koht on vallateed. Vallateed on ikkagi see, millel kogu see vallaelu ju liigub, et kui teed on korras, siis on nagu põllumehel ka lihtsam liikuda. Et me siin oma külavaheteed muidugi suure osa aastast kraabime ise, et jõudumööda oma tehnikatega ja rullime teda ise ja niidame tee ääri ja mis me iganes siin.
et see on nagu meie panus, et meie ju kasutame teda, et aga noh, kõigil ei ole ka seda võimalust ju. Et kõigil ei ole ju tehnikat vallateedele minna, et toetagem elu maal. absoluutselt. Aga kuidas hoida elu maal? Inimestel võiks lasta maal rahulikult elada, loomi pidada, nagu nad siis vajavad. Kes vajab kanu, kes vajab lambaid, kes veiseid, kes hobuseid. Võimalikult vähe inimesi ruineerida igasuguste eeskirjadega. Aga kuidas saab elu maal olla toetatud? Noorte perede maamaks võiks olla täiesti olematu, 0. Neil ei ole seda vaja. Lisaks sellele võiks olla peretoetused või ütleme, sünnitoetus võiks olla oluliselt suurem, kui ta tänapäeval on. Ja mingisuguseid muid vigureid võiks veel välja mõelda, mis noortele peredele pakkuda. Et kogukonnakeskused võiksid olla siuksed, mis annaksid noortele ka nõu. Et inimesed on meil võõrandunud nii maast kui reaalsest elust tihtipeale. Et kogukonnakeskustes me võiksime õpetada, kuidas jälle näpud mulda saada. Paljud inimesed võiksid oma toidu suures osas ise kasvatada. Nii kartulid, porgandid, peedid, mis iganes. Ja paljudel on ka see huvi olemas, aga puudub jälle koht. Et kui me suudaksime kogukonnakeskuse kuidagi ühendada maaga, siis neid aiamaid ei peagi igal ühel eraldi olema, see võib ka ühine kogukonna aiamaa olla, et kellegi juures, et ei oleks ka üldse nagu võimutu missioon. Inimesi jälle käppapidi maasse panna. Sa kandideerid Järva valla volikogu valimistel. Mis on sinu plaan, et kuidas me saame olla rohkem toeks oma inimestele ja kogukondadele? Toeks võib-olla selles mõttes, et me ei tohiks lasta oma elukeskkonda ära rikkuda. Et riiklike suurprojektidega nagu mingisugused tuuletööstused siia planeeritakse ja ka kaevandused. Et kui me muudame elu maal võimatuks tänu nendele, siis see rikub ju maal elukeskkonna täiesti ära niimoodi, et ei taha siia keegi pärast enam tulla. Et sellistest asjadest tuleb hoiduda, et me maal elu täiesti tuksi keerame. Ja liiga kaua on normaalsus vait olnud. Liiga kaua. Et meie hääl peab ükskord ka välja kõlama, et me ei lase siia teha vastu inimeste tahtmist ei tea mida. Et nii tuuletööstusi kui ka karjääre. Et kui meil on inimesed, siis me võiksime oma elukeskkonda säilitada ja looduskeskkonda ja selle üle uhked olla. Et meil on seda tööstust koirus küll juba, et pigem neid nagu toetada, mitte seda, et tullakse tuuleparkidega või tuuletööstustega ja rikutakse meie elukeskkond ja kohalikud nagunii ei saa seal tööd. Kohalikud näevad ainult seda, kuidas maa ümber pööratakse, karjäärid tühjaks kaevandatakse, ehitatakse need propellerid siia kuskile, mida me siis iga päev peaksime nagu taluma. Tänan ei. Mina ei soovi sellist Järvamaad. Mina ei sooviks sellist Eestimaad ka, kus meil üks propeller ajab teist taga ja inimesed on kupatatud linnadesse. See ei ole minu Eesti. Minu Eesti on see, kus inimesed saavad maal elada rahulikult, toimetada oma toimetusi, kasvatada omale sööki, tunda ennast turvaliselt, et teed oleksid korras. Ülejäänud on inimese enda teha juba. Et ega siin vald ei saagi suurt midagi muud teha, et luua inimesele võimalused. Aga kui need inimesele antud võimalused nagu on ära kaotatud tänu sellele, et me loome siia tohutud tööstused võõrastele, siis see ei ole see koht. Eile käis just üks koolivend, kes oli vähiga võidelnud. Ja mul on telefoni vahel oli väike kaardike meie isa palvega. Ja pakkusin talle seda ka, et Jumalast on alati tuge olnud, eriti rasketel hetkedel. Ja mul oli hea meel, et koolivend selle vastu võttis, et läks õigesse kohta. Et eks ma
püüan seista ka kristlike väärtuste eest, et parandage meelt, inimesed. Ja pühapäeviti võiks rohkem rahvast kirikus olla. Et see teeks ka meie kogukonda tugevamaks, kui me suudaksime ühiseid huvisid leida, et Nõukogude aeg on jätnud selle suure ateismi taaga nagu inimestesse, et me oleme võõrandunud sellest. Aga võiksime tagasi tulla kristluse juurde. Et pühapäeval näeme kirikus.